Tere tulemast vaatama Turundustaskus järjekordset saadet. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskooli turunduse õppetooli juht. Ja tänases saates me räägime lugude rääkimisest. Lugude rääkimine on turunduses üks väga hea tehnika, mida palju kasutatakse. Ja lugude saate jaoks olen ma palunud siia stuudiosse Eliise Ojasoo. Tere, Eliise! Tere, Triin! Ja rõõm, et oled siin ja tegelikult selle saate võib-olla sünni osas on ka selline natuke naljakas või selline põnev lugu, et kuidas see episood siis üldse nagu alguse sai, oli see, et sellel suvel, praegu on meil siis oktoobrikuu, aga sellel suvel T1 siis selle spordikorruse riietusruumis kohtasin Eliiset. Ja kuidagi oli selline tunne, et tuttav nägu, et tahtsin tere ütelda ja siis kuidagi hakkasime jutustama ja ei tulnudki kohe meelde, et kus kohas me siis üksteist varem kohanud oleme. Ja minul vist siis turgatas, et mina olen näinud sind Facebooki reklaamides, et selline ettevõte nagu Eetos ja kuidagi need reklaamid siis minu Facebooki feedi olid päris palju jõudnud. Ja sina siis selles ettevõttes toimetadki. Ja ühesõnaga niimoodi meil tekkis see mõte, et võiks siis lugude rääkimisest ka ühe podcasti episoodi lindistada. Just. Nii, aga ole hea, Eliise, alustuseks, et räägi siis lühidalt enda lugu, et kuidas sina üldse sellise ettevõttega nagu Eetos siis kokku said ja millega see ettevõte tegeleb ja kuidas teil läheb? Nagu paljud lood ikka, hakkas see ka õnnelikust juhusest, et tegelikult mu üks tuttav, üks kunagine kolleeg jagas lihtsalt Facebookis siis Eetose reklaami, kui nad olid täiesti algusjärgus omadega selle siis asutajad ja kunagised omanikud. Ja ma nägin seda reklaami ja nad otseselt ei otsinud isegi kedagi tööle, aga ma olin parasjagu väikese beebiga kodus ja siis nii kui ma nende reklaami nägin, siis ma tundsin, et ma tahaks midagi sellist teha. Ja siis võtsin nendega ühendust ja ütlesin, et kuulge, ma tulen teile raamatuid kirjutama. Ja nad olid nagu, et davai, yes. Ja selliselt see põhimõtteliselt alguse sai. Ja ma kirjutasingi alguses Eetose paar esimest raamatut. Ja sealt edasi siis sain juba teiste värbamise ja juhtimise rolli, hakkasin otsima uusi intervjueerijaid kirjanikke ja olin projektijuhiks ja siis nüüd alates siis sellest suvest sain ka kogu selle Eetose Eesti tegevuse omanikuks ja juhiks omalt poolt, et selline. Ja kes kuuleb esimest korda Eetose nime, et siis millega see ettevõte tegeleb? Ja me jäädvustame inimeste elulugusid, et põhimõtteliselt kes iganes soovib kas enda või oma lähedase elu saada siis raamatukante vahele, siis me pakume selle osas abi. Et põhimõtteliselt intervjueerime ja seejärel meie kirjanik kirjutab selle raamatuks, lisame fotod ja trükime ja siis ongi valmis. Ja sa ütlesid, sa alustasid ise ka sellena, et sina olidki siis see intervjueerija ja ma intervjueerisin ja kirjutasin alguses. Milline taust peab olema sellisel inimesel, kes siis sellist tööd soovib tegema? Ja, see on hea küsimus, et ma olen ka mõelnud, et ma ei ole ju omalt poolt, et vahepeal tuleb selline see imposter syndroom, et kuidas ma nüüd teen eluluraamatuid, et ma ei ole ju nagu nimeka kirjanikuna võib-olla avaldanud raamatut või õppinud nii-öelda kirjanikuks. See on omaette huvitav küsimus, kus saab õppida kirjanikuks, kus saab õppida häid lugusid kirjutama. Mõnes kohas saab, võib-olla isegi filmikoolis saab paremini õppida, eks ju, stsenaariume ja kõike seda. Aga ma olen vist alati olnud selline natukene, kas nagu ise õppija ja oma radu pidi ja kui ma nüüd olen tagasi mõelnud, siis see jada tegelikult siia jõudmiseks on olnud kuidagi omamoodi loogiline. Et ma olengi nüüd oma eluloo üle päris palju mõtisklenud siin, kui ma teiste omasid kirjutan ka ja vaadanud tagasi, et tegelikult ma olin 10-11 aastane, kui ma hakkasin ise päevikut kirjutama. Et täitsa mu lemmiktegevus oligi istuda kodus võrkkiiges suvi otsa, kevad-sügis otsa ja lugeda raamatuid ja kirjutada. Et ma nagu kirjutasingi päevikuid, mis juhtus mu elus, mis ma mõtlesin, mis ma tundsin. Ja siis ma olin 14 aastane, kui ma hakkasin tegelikult tööle ajakirjanikuna täitsa nagu
korralikes üle-eestilistes väljaannetes ja see oli päris siuke huvitav väljakutse, aga sa pani kohe väga mind siis nagu sellesse, ühesõnaga pani mind olukorda, kus ma pidin hakkama kirjutama ja ennast väga hästi sellega väljendama. Kuidas sa nii noorelt siukse ülesande juurde jõudsid? Kuidagi nagu jällegist võib-olla natuke juhused, natuke siukene oma püüdlemine, et ma olin kuskil väikeses meediaklubis, kus me kirjutasime mingisse noortekeskuse lehte ja sealt juba see juhendaja nagu märkas, et mul kuidagi tuleb hästi välja ja meeldib ja siis viis mind nii-öelda kokku, et mul on vist paljud asjad elus olnud justkui tutvuste kaudu, aga selline võib-olla ise tehtud tutvused, mitte nagu vanemate kaudu näiteks või niimoodi, et justkui tutvusega ise. No siis ma arvan, et sa sellele küsimusele ju oskad hästi vastata, et milline üks hea lugu üldse on? Oh jaa, see on väga raske küsimus. Et ma olen sellele palju mõelnud. Ja mõnes mõttes isegi olen mõelnud, et lugu kui selline on nagu ohtlik asi, sest et lugu on alati teatud mõttes vale. Et lugu on subjektiivne, et elu on tegelikult nii nüansirikas, see toimub igas hetkes siin ja praegu. Ja nii kui sa nagu lõikad siit podcastist ühe tüki välja, ühe sisse või ka mida me siin räägime, me ei jõua kõiki oma mõtteid jagada, mõtteid on alati rohkem, elus toimub rohkem. Iga lugu on nagu mingi lõige, mingi tükk tegelikkusest ja see, miks on ohtlik, mulle tundub, see on alati nii palju subjektiivsust, mida sa siis valid sinna panna, kui me räägime nagu sellisest dokumentalistika poolest ja eluloost. Kui sa kirjutad, eks ju, välja mõeldud lugusid, siis on võib-olla nagu lihtsam. Aga et esimene mõte, et see on ohtlik ja see on suur vastutus võib-olla. Aga kui sa küsisid, et mis on hea lugu, siis minu jaoks võib-olla 2 poolt, mis korraga peavad olema. Või isegi 3, ütleme 3. Esimene on kaasahaaravus. Et minu jaoks on suurim kompliment olnud, kui minu raamatute lugeja ütleb, et võtsin korraks kätte raamatu ja siis ei suutnud enne käest panna, kui läbi sai. Et see on mul alati endale kuidagi nii südamelähedane, nii nagu rõõmustav. Et just lugemine ei peaks olema piinarikas või see peaks olema lugejale siukene nagu põnev, sind kohe haaratakse kuskile hooga teele kaasa. See on üks pool ja teiseks siis võiks olla lugu ka midagi õpetada või kuidagi sügavamalt anda lugejale midagi juurde või kas siis lugejale või kuulajale, mis iganes vormis see lugu on. Ja mingisugusegi uue nüansi, see ei tähenda, et selle loo nagu peategelane peab olema maailma meister milleski või ta võib olla täitsa tavaline inimene, aga ta jagab ühte hetke oma elust ja kuidas tema seda nägi, see on juba midagi ainulaadset, nagu ainulaadne perspektiiv või ka jagab mingit elukogemust ja mõtestamist ja seda sügavamat osa. Et nagu annab midagi siis loo lugejale vaatajale. Ja võib-olla 3, mis ongi välja mõeldud loo puhul pole tähtis, aga selliste päriselul tuginevate või põhinevate lugude puhul on see minu jaoks vähemalt see tõetruudus tohutult nagu tähtis. Et võib-olla mis ei sellest minu loost enne välja, et tegelikult ka 30. algusest, kuskil 5 aastat tagasi umbes, ma ka kirjutasin oma elust ühe raamatu, andsin selle välja pseudonüümi alt, et see on siiamaani salajane, et mis raamat see on ja et kas see minuga otseselt ei ole avalikult seondatud. Aga see oli ka hästi põnev kogemus, ma kirjutasin nagu ühest enda eluperioodist, selle ühest teemast ja seda raamatut kirjutades mul oli nagu hästi põnev see, et ma iga hetk, kui ma kirjutasin, ma nagu nii tugevalt tunnetasin läbi, et kõik, mida ma kirjeldan, nagu ma kirjeldan teisi inimesi ja olukordi, et see peab olema tõene. Et kui sa valid 2 sünonüümist ühe, et keegi, ma ei tea, hüüdis või karjatas, seal on juba nagu mingi tõe vahe. Et ma olen vist selline veits nagu perversne tõeotsija elus, et see on mulle nagu kuidagi, aga meie nendes eluloraamatutes eetoses on nagu nii hirmus tähtis, et me ei moonuta seda, mis inimene päriselt koges, mis ta ise väljendas, et me kuidagi jätame selle päris tõe alles. Ma ei teadnud seda, et sa oled ka enda elust raamatu kirjutanud, et mul täitsa nagu tuli kananahk jõule, et kui siin meie ühes paar episoodit tagasi episoodis just rääkisime sellest, et kuidas sellist head loomingut ära tunda, et siis oligi see, et kui tuleb kananahk, et siis on nagu midagi head. Ja seda raamatut ma ei hakka küsima nii pealkirja, aga seda saab siis osta ka tegelikult praegu poodides? Jaa.
jah, peaks veel saama raamatukogudest ka, et ta oli küll täitsa, kirjastasingi ise, selles mõttes oli ka nagu, et kui ma mõnes mõttes mõtlen, et see eetos tuli nagu natuke juhuslikult mu ellu, et nägin nagu mingit kuulutust ja nii, siis teisest küljest jälle mingid teed nagu viisid. Et see oli vahetult enne seda siis? See oli paar aastat varem jah, et ma olingi, jah, ma selle nagu algusest lõpuni ka kirjastasin ise ja korraldasin kõik sellega seonduva, et väga, väga suur projekt ja selles mõttes ka andis nagu kogemuse, et see ei ole lihtne, seal on väga palju nüansse, mis sa pead teadma ja tegema ja endale selgeks tegema, et üks raamat valmis saaks. Ja mis tunne see on, et kui siis elu mingi etapp saab kaante vahele? Päris vägev. Mul oli, kui sa ütled kananahk on ju, et mul seda raamatut ise kirjutades oli ka, terve aja oli selline nagu nii põnev oli, et ma kirjutasin nagu peatükkide kaupa ja jagasin tegelikult neid ka nende inimestega, kes seal kellest ma rääkisin ja küsisingi, et kuidas sulle tundub, kas ma andsin ausalt edasi, et see oli nagu juba see kirjutamine ise oli nagu sotsiaalselt põnev protsess. Ja mu enda jaoks, et oligi nagu see, et ma nagu julgesin tulla välja oma pooliku tööga või seda inimestega jagada, küsida tagasisidet, et nagu see, et ma ei ütlekski, et just see raamatu nagu trükituna nägemine oli nüüd nagu kõige erilisem hetk või nagu see kõik kokku pigem see protsess ise. Aga mis teeb loo kaasahaaravaks? Jälle väga hea küsimus. Sellele ma olen ka nüüd väga palju mõelnud. Seal on mitmed nagu nüansid. Seal on ühest küljest see, et ongi, et mis järjekorras sa asju esitad. Et ma ütlen nagu ka, kui ma eetoses, meil on mitmeid erinevaid kirjanikke, me oleme nii-öelda katsetanud esimest raamatut paljudega, osadega oleme jätkanud, kellega läks hästi, osadega ei ole, osasid olen ise kirjutanud ümber, kui on vaja, paraku nii on olnud ka vahel. Ja siis ma olengi palju selle üle nagu mõtisklenud, mitte kuskilt nagu teoorias, aga just praktikas, et näed, et see tekst nagu on, isegi kõik on võib-olla keeleliselt korrektne, komad on õiges kohas, aga see ei haara mind kaasa, miks teine tekst haarab. Ja siis mõelnudki selle üle ja mõned võib-olla olulisemad asjad, mis mul on endale jäänud sellest silma, mida ma võib-olla ise intuitiivselt teen, aga mida vaatadki, et vahel keegi teeb, vahel ei tee. Et üks on see, et mis hetkel sa mis infot avaldad. Et see järjekord, et meil ongi ühest küljest hästi tähtis, et me säilitame selle inimese autentse kõnepruugi, et me ilma asjata ei pane mingit sünonüümi teise sõna asemele, eks ju. Aga samal ajal see, et sa ikkagi tõstad teksti väga palju ümber, et kui sul on nagu loo niimoodi, et sa ehitad seda pinget ja see püant tuleb näiteks lõpus, mitte et sa ei ütle seda kuidagi lihtlabaselt nagu lõigu alguses ära. Ja nii lõigu raames kui ka kogu raamatu raames, et mis hetkel sa mis infot avaldad. Et see on nagu üks pool ja teine, mis tegelikult hästi mõjutab, mis on nagu natuke siuke keele ja sisu piiri peal, aga ka hästi tähtis on kuidagi see, et milline on selline lausete rütm ja isegi lõikudeks jagamine, et need nagu tunduvad võib-olla inimesele, kes iga päev ei kirjuta nagu vits tehniline või igav ja võib-olla ongi, kui sa loed ise raamatut, kui sa ei ole selle valdkonna inimene ja loed mingit raamatut, sa kunagi ei mõtle sellele, et nagu miks see raamat nüüd põnev on või ei ole, aga tegelikult need on nagu nii väiksed asjad nagu see, et kus sa lõigu lõpetad ja uut alustad, et kas ma lugejana nagu, millal mulle antakse see hingetõmbepaus ja millal just nagu ei anta, vaid ma hoian sind seal rongi peal, on ju. Ja lisaks ka veel see näiteks, et kui pikad ja lühikesed laused on. Et ma ei tea, vahel ma tean, turunduses näiteks öeldakse, et ära teel ikka pikkasid lauseid, on ju, aga teisest küljest kaasahaaravas nagu raamatuloos just on vahel see väga hea, väga pikk lause, siis jälle lühike, see pikad ja lühikesed vaheldumine näiteks, et see kuidagi selline nagu tempo või rütm, et see on peaaegu nagu luule, kuigi see on nagu ilukirjandus, et mingid nagu sellised nüansid ja mille puhul ongi hästi huvitav, et see, et sa oled näiteks ka õppinud eesti keele filoloogiat, ei tee sind nagu põnevaks kirjutajaks. Et aga miski nagu teeb, et kas see on siis elukogemus, kas see on anne, kas see on, ma ei tea, mis see täpsemalt on, aga mõnel tuleb see nagu lihtsamalt ja mõnel raskemalt. Aga mis sa arvad, et kas, kuna meil on ju turunduse teemaline podcast, et kas turundustekstide puhul saab kuidagi neid samu asju rakendada või? Ma arvan küll. Selles mõttes on jah, et ma tean, et ma olen siin turundusteemalises nagu podcastis, aga mul turundusega on väga vastuolulised tunded endal, et ma nagu tunnen, et see on maailm, kuhu ma ise alles nii vaikselt sukeldun ja ma tunnen ennast, ütlen ausalt, kohati nagu ebamugavalt selles, ma arvan, et paljudel inimestel võib-olla, kes esimest korda kokku puutuvad, on nagu siuke tunne, et tahaks nagu, et ma teen nii head teenust, et kõik tulge ise minu juurde, et miks ma nagu reklaamima pean, miks ma rääkima pean.
et ma veel võib-olla otsin nagu seda oma nagu keelt või autentsust või hingestatust nagu ka eetose mingisugustes postitustes, mis me teeme. Et mina ei ole võib-olla õige inimene ütlema, et milline tekst nagu turunduses kuidagi hästi töötab, aga teisest küljest, mis ma jälle kuulen, nagu ma nüüd õpin siit ja sealt ikkagi turunduse kohta, nii palju rõhutatakse seda autentsust või seda, et noh, ütleme tegelikult ausalt öeldes minu arust kõigil on kõrini juba mingitest AI tekstidest, eks ju, et nagu kõik saavad juba aru, et see tekst on nagu võlts, kui ta on AI kirjutatud ja mina usun küll väga sellesse, et aina rohkem inimesi nagu hindavad ka, ma arvan, ka turunduses, nii nagu mujal seda, et seal on kuidagi tekstis on see hing sees, et see on inimese nagu kuidagi enda kirjutatud ja just võib-olla ka nagu sellises omas stiilis, et igaühel meil on selline võib-olla natukene omamoodi kirjutamisstiil ja see üles leida on võib-olla ka üks oluline asi. Et teie eetoses AI abi ei kasuta? Ei, nagu hästi piiratud kohtades oleme, nagu ma tean, et mõni kirjanik on, et noh, reaalselt, et transkripti puhastamisega me kasutame selleks, et meil tuleb, eks ju, intervjuudest automaat-transkript, aga selle osas ka on, iga kirjanik kuulab tegelikult originaalis audio üle ja siis ise parandab, et noh, et saada päriselt see hääletoon, see tunne kätte ja transkripti puhastamiseks me kasutame, aga me kontrollime alati üle, et ongi see, et jah, et AI-ga saab palju kasulikku asju tänapäeva maailmas teha, aga ma olen ka võib-olla üsna skeptiline mingites aspektides ja just selles, et see paraku kaotab ka seda tõelist häält ikkagi väga tihti ära või väga raske on seda säilitada ja see on meil just nii tähtis, et selle inimese enda hääl jääks alles. Et sellepärast me oleme väga siuke inimhingede, inimtöö usku. Seda võid ka ütelda, et missugust tööriista te kasutate, kas teil on mingi enda või mis üldse eesti keeles aitab seda transkripti nii-öelda helifailist tekstifailiks teha? Jaa, tekstiks.ee oleme kasutanud, et ma ei olegi nüüd kindel, eks see maastik kogu aeg muutub, et kas on nüüd juba midagi muud paremat ka, aga see on meil praegu selline püsiv abimees olnud. Ja seda tean, ma lihtsalt meil õppetöös ka vahest on tarvis teha, et see õpilased küsivad, mis tööriist hea on, et siis tekstiks.ee oleme soovitanud ka. Aga selle autentsuse juurde korraks veel tagasi tulles, et siis ega minu meelest on turunduses täpselt samamoodi, et ega nagu ei saa rääkida head brändilugu või sellist brändilugu, mis läheb inimestele korda, kui see ei ole ehtne. Et eks ongi ju see, et lihtsalt hea lugude rääkija oskab valida sealt välja need nüansid, mis siis ka toetavad seda brändi väärtust, seda mingit peamist sõnumist, mis nad tahavad edasi anda. Aga kuidas te nende elulugude puhul valite nüüd välja selle, et mis asi on see püant ja et mida võtta, mida jätta? Et kas teil on ka mingisugused sellised tööriistad seal abiks? Et ma ise tean, kuna lugude teema mind siis väga palju ennast ka huvitab ja köidab, ja ka siin koolis natukene seda õpetan, et siis selline mees nagu Joseph Campbell, kes on siis kirjutanud sellise raamatu nagu 1000-näoline kangelane ja tema siis uuris aastakümneid lausa siis erinevaid müüte, mis on ju põlvest põlve inimesed edasi rääkinud ja nende müütide põhjal ta pani siis kokku sellise väikese mudeli, mis ongi siis kangelase teekond ja et see on siis selline üks selline võti, et mis seda inimest paneb nagu huvituma ja teeb selle loo kaasa haaravaks. Et kas sa selle kohta oled midagi kuulnud, kas te kasutate midagi sarnast või järsku seda sama mudelit? Jaa, see mudel on tuttav ja see kangelase teekond mulle nagu hästi sõnastusena meeldib, et just see mõte, et iga inimene on kangelane, et täitsa päriselt, et ongi täpselt, sa ei pea olema mingi tippsportlane, sa ei pea olema maailma kuulus muusik, et sinu elulugu oleks väärtuslik. Et sa oledki nagu alati tegelikult kangelane, just kui teised võivad anda mingeid hinnanguid, et kas sa tegid hästi või halvasti, sa tegid lõpuks ikka igas hetkes nagu sa oskasid ja elasid seda elu oma mitmekesisuses, kõigi oma väljakutsetega. Aga kui rääkida, et kuidas meie seda elulugu kirja paneme, siis seda meil küll ei ole, et meil oleks valmis selline vorm, et me nüüd tahamegi näiteks, et sinu elu, eks ju, vormida sellesse kangelase teekonda. Et jällegi, ma ütlen, mul natuke nagu on seda skeptilisust selle lugude vastu, et see kuidagi võib ka minna selliseks tehislikuks jälle, et mulle tundub, et tegelikult inimese elu on nii nagu nüansirikas, et
ta ei ole kunagi see üks teekond või noh, ta ei ole tegelikult see, et ületasin väljakutset, nüüd jõudsin selle suure nagu viisin sõrmuse sinna Mordorisse, see oli mu suur teekond. Võib-olla ma tegin ühe sõrmuse, viisin on ju Mordorisse, teisest küljest ma olin ise see nagu paha tegelane vahel milleski, et kõik on nagu tegelikult elus läbisegi, me teeme natuke nii-öelda võib-olla head, natuke halba, kellegi arust head, kellegi arust halba, et mind isegi köidab rohkem just see elu nagu värvirikkus või värvikirevus kõigis aspektides. Ja noh, kui mõtlengi, et milline on meie raamatu, eks ju, tegemise protsess, siis see tegelikult hästi palju on juhitud kliendist endast ja oleneb temast, mis talle endale on tähtis, nii nagu sellest, kes on nii-öelda tellija, kui vahel, eks ju, laps tellib raamatu, ütleb, et tahab, on ju emast või isast raamatut, siis ta vahel annab ka mingit suunist, et vot mind eriti huvitavad need tema Siberi kogemused või tema nagu seal sõjas põgenemise kogemused, et siis intervjueerija saab sellele nagu rohkem keskenduda ja räägimegi ka selle peategelase endaga, mis talle tähtis on. Ja noh, võib-olla see, mis sealt joonistub välja, see ei ole üldse selle kangelase teekonna moodi, et alateadlikult me võib-olla ikka nagu natuke nagu noh, oma küsimustega midagi suuname, aga me just üritame olla hästi avatud, et mis sellele inimesele endale see tähtsad nüansid tema elust on ja need selgelt välja tuua. Et ja neid lugusid on võib-olla väga erinevaid, et need ei lähe kõik nagu sellise ühe malli järgi kindlasti. Aga kas teil on nii, et te nagu ühe korra saate kokku ja siis noh, pikalt räägite või see on kuidagi siuke pikem protsess ja just kuidagi tundus nii huvitav, et kuidas te selle inimese noh, ikkagi viite nagu sellisesse seisu, et kus tal on nagu mugav, mõnus teiega rääkida ja kuidagi noh, tulevad meelde ka kõik need asjad, et Ja meil on kõige tavalisem selline pakett on 6 tundi intervjuusid, mis on enamasti toimub siis 3 korda 2 tunni kaupa. Tõesti oleneb inimesest, mõni jaksab rohkem, mõni vähem, aga see on selline maksimum, et mida tavaliselt nagu keskendunult jaksad rääkida. Ja seal vahel on ka pausid, vahel lühemad, vahel pikemad, kuidas inimene ise vajab, et ta jõuab ka vahepeal järele mõelda ja võib-olla mõtiskleda veel millegi üle ja siis tulla uuesti nagu tagasi. Ma mõtlen, et kas seal oleks tarvis, et on mingi vana fotoalbum ka ees või mingid siuksed abivahendid? Ja oleme küll teinud seda ka, et ongi jälle hästi nagu individuaalselt, et mis kellelegi sobib või mis tema nagu tahab. Et oleme ka niimoodi piltidega, noh siis läheb võib-olla see jutt rohkem vahepeal hüplikuks, et pildid siit ja sealt, aga oleme vahel kasutanud. Aga võib-olla, kui sa küsisidki, et kuidas, eks ju, ta siis nagu avaneb või et kuidas see on, et üks kõige tähtsam asi, kui me intervjueerijaid värbame, on selline soe ja südamlik olemine, et tegelikult ongi, meil on, noh mõni klient ongi umbes küsinud vahepeal, millal see tore noormees jälle mulle külla tuleb, on ju. Et see on see kõige nagu tähtsam, et olekski nagu mugav ja mõnus, et ka seal ei ole, noh, meil ei ole ka selliseid suuri võib-olla uhkeid mikrofone, meelega lindistame nagu väikese seadmega, et pigem ongi inimesel tunne, et joome siin mõnusasti koos teed, on ju, ja räägime juttu toreda inimesega. Ja noh, eks avanemine võtab natukene aega, aga tavaliselt läheb väga kenasti, et jah, just see südamlik inimene on see kõige tähtsam meil intervjueerimise puhul. Ma mõtlen seda, et Eesti inimesed on ju noh, küllaltki tagasihoidlikud, võib-olla vanemas eas eriti, et kas on ka kuidagi seda, et noh, mis nüüd mina, et mis siin minu elus nagu erilist on ja kuidas teie siis tegelikult need erilised hetked leiate sealt ülesse? Ja tegelikult hästi kahju on sellest, et päris mitmeid inimesi on, kus tegelikult tütar või poeg tahab seda raamatut, ta on valmis meilt selle tellima ja ta räägib selle ema või isaga, aga nagu see vanem inimene siis ütleb ikkagi, et ma ei taha, et nagu, et noh, võib-olla mõnel on nii valusad lood, eks ju, et pole ka valmis neid avama või ja noh, teisest küljest ongi neid, kellel on see tagasihoidlikkus, et mis mina. Ja sellest on hästi kahju, et kui me jälle teistpidi, kui mõtlen ka, et mis mul endale seda missioonitunnet tekitab, et me teeme päriselt tähtsat asja, on see, kui inimesed ütlevad, et ma olen nii kurb, et ma ei teinud seda õigel ajal. Et nüüd mul enam ei ole seda vanaema, mul nüüd ei ole seda ema-isa, need lood on kadunud, ma ei saa neid enam kunagi kätte. Et sellest mul on hästi kahju ja et ongi see täpselt see tagasihoidlikkus, et mis mina, ma olin nagu lihtne, ma ei tea, põllu seal töötaja või ma olin mingi kondiiter või et noh, ma ei olnud nagu mingi maailma tipp mingis alas, ma lihtsalt tegin mingit tööd, aga tegelikult just see, kuidas nagu tema elas nendes elu väikestes valikutes ja igapäevas ja selles maailmas, mis on täna juba nii teistsugune ju, kui tegelikult siin 50 aastat tagasi oli. Et see on lastelastele nii põnev edaspidi. Aga jah, see on võib-olla siuke koht, kus me nagu kõik ei saa ära veenda, aga tahaks küll kuidagi väga julgustada inimesi nagu uskuma, et nende lood on väärtuslikud.
no miks need lood inimestele üldse kuidagi nagu meeldivad või mõjuvad või et noh, ma ei tea, versus lihtsalt mingi tekst ja siis lugu. Et miks see lugu meile inimestena kuidagi nagu rohkem mõjub? Hea küsimus. Noh, ongi see, kas ta, kuidagi, kas ta nagu haarab su kaasa. Oota, ma mõtlen korraks, see on täitsa huvitav, ma pole nagu niimoodi mõelnudki, et kas lugu või lihtsalt tekst on ju. Lihtsalt tekst võib-olla mõjub nagu igavamalt või lugu on nagu see, kus sa võib-olla samastud selle inimesega. Ja noh, võib-olla see ka vahe, et mis teeb loo looks, eks ju, et kas ta on nagu, näiteks pealiskaudle kirjeldus enamasti ei ole väga põnev, kuigi ütleme ajaloolasele on võib-olla see ka põnev, et sellel kuupäeval juhtus see ja tegin seda, aga võib-olla loo teeb looks ka just see detailide lisamine, et sa nagu tunned, nagu sa rändaksid ise sinna aega, et nii nagu kirjelduse detailid, kui eriti võib-olla sellised tunded ja emotsioonid, mis seal juures on. Et eks me oleme väga nagu inimestena tegelikult kõik väga emotsionaalsed olendid, kõik ei taha alati seda tunnistada, arvavad, et nad on ratsionaalsed, aga tegelikult ikkagi me nagu südamest ühendume teistega läbi nagu oma emotsioonide ja see on see, mis meid lugudes ka köidab tegelikult. Jah, noh, selline samastumisvõime ja noh, näiteks ongi, et tekivad seosed, et mis ma ise oma tunnis õpilastega teen, on niimoodi, et meil on seal 12 sõna, täitsa suvalised sõnad ja siis palun, et tehke sellest üks väike lugu, niimoodi, et kasutate neid samu sõnu ja siis kronoloogilises järjekorras. Ja noh, tegelikult on nii, et tavalise inimese mälu siis suudab enam-vähem 7 sõna niimoodi lihtsalt pähe õppida. Aga 12, noh, enamikel meelde ei jää, on ju, aga siis noh, lihtsalt ma näitan seal tunnis seda, et kui meil teeme loo, meil tekivad seosed, et siis isegi 6 aega hiljem, kui ma küsin, et kas see lugu on meeles, siis kõikidel on see põhimõtteliselt see meeles, on ju. Et ehk siis minu meelest on niimoodi, et lugu kuidagi talletub sinna pikaajalisse mällu. Palju lihtsamini ja sellepärast noh, mis iganes võib-olla õppetegevuse osas ka, et kui meil on ju ajalugu, et kas sa lihtsalt tuubitsed õpikust mingisuguseid aastaarve või sa loedki mingit romaani, noh, kus siis on tegelikult niimoodi elutruult mingisugused sündmused kirjas, on ju. Ja just ma olen selle ajaloo õppimisega sama mõelnud, et mul ei ole nagu väga soojad mälestused kooli ajaloo õppimisest, et ma ei ole kunagi mõelnud endast kui ajaloo fännist, et mul oli ka kuidagi selline tunne, et okei, me jäädvustame inimeste elulugusid, see ajalugu on tähtis, aga see nagu alguses oli minu jaoks ka rohkem võib-olla kuidagi ratsionaalsel tasandil, ma ei tunnetanud seda, et võib-olla mulle meeldib tihti mõelda olevikule ja tulevikule, ma ise ei mõtlegi nii palju ajaloole ja võib-olla ka sellepärast, et see oli ikkagi koolis kuidagi igav, et seal ajalooõpikus nagu noh, kas see on lugu, see ei olnud lugu, sellist kokku sõlmitud nagu kirjeldus või ta oli, ütleme, lugu mingil suurel tasandil, riigis juhtus nii, sel kuupäeval need väed läksid sinna, on ju. Ta isegi oli nagu kellegi lugu, aga kuidagi kauge. Ja nüüd mul ongi niimoodi, et kui ma loen meie eetose raamatuid, on ju, siis ma olen vahepeal nagu mingi, issand, kui põnev, et tulebki see sama kananahk või noh, tuleb siuke tunne, et kuule, selle peaks nüüd poodi müügile panema, on ju, võt seda peaks kooliõpilased lugema. Et isegi minul, et kuigi mul ei ole need inimesed, pole ju minu nagu vanavanemad, kes seal räägivad, eks ju, et enda omaga on veel rohkem see side või see põnevus, et kui mul ka vanaema räägib nagu omakorda oma vanavanematest, et kuidas nemad elasid, siis ma olen ka nagu, et kui lahe, et need on päriselt minu nagu esivanemad, et kuidagi ma nagu geneetiliselt juba ma põlvnen neist ja võt nemad nagu elasid neid sündmuseid läbi, on ju. Et kuidagi jah, et kui see nagu inimese eluga, just selle nagu lihtsa või tavalise inimese, lihtsa isegi ei kõla nagu õigesti, ongi nagu jah, iga inimese nagu elu, siis sa sellega samastud tegelikult rohkem kui selle võib-olla väejuhiga või riigijuhiga seal, on ju. Jah, või siis jälle vastupidi, et kui ongi keegi väga tuntud inimene, noh, kelle eluloo raamat on ju, noh, võtame, ma ei tea, Steve Jobs on ju, et siis kuidagi ikkagi need raskused ja kõik need asjad, et siis ta tundub kuidagi noh, nagu tavaline inimene. Jah, seda ka, jah. Et mingis mõttes on ka need ka erinevatel ajaloohetkedel need väljakutsed nagu meil sarnased või kuidagi sellised kaaslase leidmine, laste kasvatamine, nagu need lood ka nagu justkui korduvad, aga ongi põnevaks teeb võib-olla see, et need on nagu seatud erinevatesse aegadesse või mingid nüansid, mis tänapäeva noortel on juba võõrad, et ma ei tea, et lõpetasin kooli, siis mind suunati tööle kuhugi nagu kindlasse piirkonda, on ju, või et noh, mingid siuksed väikesed nagu nüansid, mis olid kunagi igapäevaelu osa, aga praegu on täitsa võõrad juba järgmistele põlvkondadele. Ja noh, üldse see õppimise hetk seal, et noh, ilmselt on ka palju lihtsam mõista enda esivanemaid, et miks nad on
sellised, nagu nad on ja mis on see taust seal. Või siis see, et missuguseid uskumusi ja väärtusi me mingisuguse looga üldse on ju edasi anname. Ja nagu see kultuurilugu tegelikult, et mida me üldse näiteks siin Eestis räägime, et mis on meie jaoks olulised, et mingisuguste lugude abil on seda minu meelest kuidagi palju lihtsam teha. Jah. Aga sa ütlesid, et sa turundusega niimoodi natukene vaikselt tegeled, kas teil on eraldi etoses turundusinimene ka või see on siis täitsa nagu sinu roll? Ta on praegu minu eks me oleme niisugune mini-ettevõte praegu, et varem ma selle poolega ei tegelenud, tegelesid eelmised omanikud rohkem ja nüüd ma olengi siin erinevate inimeste abi natuke siit-sealt kaasanud, et ma ei ole sellega päris üksinda, aga võib-olla ongi kohati need dilemmad, et mida nagu õppida ise ära, mida nii-öelda osta teistelt sisse, on ju, et jah, kuidagi need on alles natuke võib-olla paika loksumas. Aga kas te kasutate ise, olete kasutanud või on siin varsti plaanis kasutada sellist lugude rääkimise tehnikat siis just oma teenuse reklaamimiseks, turundamiseks? Ja me oleme kliendilugusid hakanud nüüd nagu vaikselt tegema, et see mulle tundub tegelikult hästi oluline, et ongi see, et kes on meie kliendid olnud, et mida nad kogesid ja mis, aga ma näen, et siin võiks veel palju rohkem olla, et tegelikult ongi, et nii-öelda turunduses ma arvan ka, et see toimib hästi, kui päriselt jagada nii-öelda seda kaadritagust elu, et mis meil toimub, kuidas, mis tunded meil endal on kirjanikena seda raamatuid kirjutades, mida meie kliendid tunnevad. Et kohati on natuke võib-olla raske olnud see, et ka turunduse mõttes, et paljud meie kliendid tegelikult tahavad ka väga konfidentsiaalsust, et see on ka, et meil on ka olnud kliente, kes tahavad oma raamatuid raamatupoodi panna hiljem müügile, pole veel ükski päris selle sammuni jõudnud, aga kellel on sellised plaanid, et kes tahavadki nagu ka maailma vallutada oma raamatuga, aga kõige nii-öelda tavalisem võib-olla meie klient ongi see, kes see raamat ongi mõeldud lastel, see on tihti ka nagu väga isiklikud ja valusad lood sees, et ta ei tahagi, et keegi kõrvaline seda näeb ja et ta ei taha sellepärast ka võib-olla väga nii-öelda oma näoga tulla mingisugusesse reklaami, aga ka neid on tegelikult, kellele see väga jälle sobib, et lihtsalt suur töö on need vaikselt kõik need lood nagu kirjutada, et võib-olla rohkem auru ongi läinud nende heade raamatute valmis tegemisele, et turundusele jääb nagu jaksu võib-olla vähem, aga eks ehk tasapisi tuleb. Jah, või siis võib-olla need kliendid või et kes siis pärast on ju, ma ei tea, lapselapsed, kes seda lugu loevad, et nende arvamust kuidagi küsida. Jah. Aga on sul endale jäänud silma mõni bränd, kas Eestist või kuskilt mujalt maailmast, et kes kuidagi lugude rääkimist oma turundustegevustes hästi kasutab? Ma mõtlesin sellele küsimusele küll. Ja ega mul tegelikult väga head vastust ei ole, mul võib-olla ei tule, see on jah naljakas, mulle meeldib vahel öelda, et kui ma kirjutan elulugusid, siis mul on niisugune vilets mälu vahel endal autobiograafiliselt või niisugune episoodine mälu, et mida ma kogenud olen, et kindlasti on nagu mingid lugusid, mis on mind kuidagi liigutanud, aga nad ei tule niimoodi kohe meelde, et võib-olla laiemalt, et jah, ma ei teagi, kas need on alati lood või võib-olla see on ka huvitav mõte, et mis on nagu vähim ühik loost, et selline nagu mulle meeldivad endale näiteks reklaamid, mis kuidagi jahmatavad või üllatavad, et aga mis ongi nagu hästi lühike, et ma ei tea, mul tuleb pähe näiteks mingi IKEA reklaam, kus on, eks ju, lumi ja siis on silt, eks ju, et siin on tasuta lumememmed, pane ise kokku, on ju, et nagu mingi, kas see on lugu või ei ole, et ta on nagu hästi lühike justkui versioon loost, on ju? Jah, ma arvan, et on ikka. Et mingid sellised vahel on mingid reklaamid, mis kuidagi üllatavad sind või nagu jahmatavad või mulle endale meeldivad ka sellised vahel võib-olla kohatud või nagu liiga must huumor, et me oleme siin eetosega ka igasugu omavahel siin musta huumorit teinud, et milliseid reklaame saaks teha, aga pole võib-olla veel julgenud teha, et kuidagi et sellised jah, et minule endale see üllatuvus või jahmatavus ja huumor tegelikult meeldib. See on ka meie lugudes üks asi, mis nagu teeb raamatu kohe põnevaks, et on inimesi, kes nagu räägivad ka oma elust väga niimoodi kuidagi enda üle nalja visates ja teiste üle ja raskuste üle ja et kuidagi see huumor kui üks looliik on kindlasti üks asi, mis mulle endale meeldib. Teine selline üks raamat, mida ma enda tundides olen kasutanud, on siis Christopher Bookeri siis 7 basic plots ehk siis 7 peamist süžeeliini. Et see raamat on siis sellest, et kuidas tema põhimõtteliselt ütleb, et me saame kõiki lugusid, mis me näeme
filmides, kuuleme kuskil YouTube'is on ju, või podcastides, loeme raamatutes, et neid saab jagada siis 7. Ja oled sa midagi kuulnud selle kohta? Ja siis kusjuures see ka, ma ise kuulsin sellest siin mõni aeg tagasi ka tänu Turundustaskus saatele, et meil oli loovkirjutamise saade, et siis seal tuli see jutuks ja pärast siis olen uurinud seda rohkem. Ja et need 7 peamist süžeeliini, et seal tegelikult üks ongi komöödia. Ja väga hästi, et haakus see praegu selle sinu mõttega, et kui on midagi naljakat ja et see huumor on ju töötab hästi, ja seal kuidagi Christopher Booker on nagu ütelnud nii, et komöödia on siis selline, justkui see süžeeliin on selline, et algab mingisugune asi, kogu see lugu algab sellise suure segadusega ja siis põhimõtteliselt ongi selline ootamatud hetked, palju sellist jantimist ja tavaliselt siis lõpp on selline õnnelik. Et see on siis üks selline komöödia süžeeliin. Ma mäletan, et mis neid veel on, et üks on siis komöödia, siis on tragöödia, mis on siis on ju kuidagi vastupidi, et hakkab õnnelikult, aga siis muud kui asjad hakkavad minema allamäge ja lõpuks ongi seal siis õnnetu lõpp. Paljud romaanid on ju sellised ja ka draamafilmid. Siis tuleb sul meelde, mis seal veel on? Ei mäleta praegu neid peast kõiki. Lihtsalt, et just et kuulejal on ka huvitav, et siis on seal veel uuesti sünd. Ja minu meelest see uuesti sünd kuidagi mind kõnetab selles mõttes, et tegelikult me ju elus etapiliselt justkui nagu sünnime uuesti, et me ei tea, et inimene lõpetab kooli on ju, või läheb tööle, sa oled kuidagi uues situatsioonis, naiste jaoks ma arvan hästi palju on see, et kui naine saab emaks, et siis kuidagi tegelikult on selline väga suur uuesti sünd on ju, et mis asjad kuidagi järsku on olulised, mis varem üldse polnud ja vastupidi. Ja jällegi on inimeste kuidagi lihtne samastuda, kui see lugu on niimoodi üles ehitatud. Siis on seal veel vaesusest rikkuseni, mis on selline, võime ütelda ka on ju, ma ei tea, Hollywoodi stiilis selline ajalehepoisist miljonäriks ja ma ei tea, Tuhkatrinu lugu, et mida inimestele alati meeldib kuidagi kuulata, vaadata. Veel on seal siis selline seiklus ja naasmine vist oli ja selline retk või midagi sellist praegu tõlkisin siin. Et keda see huvitab et siis YouTube'is on tegelikult palju materjali ja kuidagi, miks ma seda oma tundides kasutan, ongi see, et inimene, kes alles võib-olla hakkab neid lugusid rääkima, ei ole seda intuitsiooni nii palju, et siis see on päris hea viis, kus võtta see kindel mudel ette ja vaadatagi, et vaata näiteks see minu brändi lugu läheb kõige paremini kokku selle ümber uuesti sünniga näiteks ja et hakkamegi rääkima seda lugu siis erineva niimoodi nurga alt ja järjepidevalt ja lõpuks see siis kuidagi viib ka tulemusteni. Jaa, võib-olla peaks turunduse osas mõtlema, et mis meil seal on. Aga jah, mul alati nagu tundub endale, et võib-olla ongi, et kui kirjutad nagu ilukirjanduslikke lugusid või väljamõeldud, siis sa saadki nagu ehitada selle järgi üles, aga jällegi see nagu, kui me mõtleme eluluraamatutele, siis need kõik on nagu segu nendest, et ongi jah, nagu sa ütlesid, lapse sünd või töö nagu kohavahetus on võib-olla see uuesti sünnihetk, siis seal on komöödiat, siis seal on tragöödiat, et seal on nagu natukene kõike. Aga võib-olla jah, võib-olla ta on isegi miski, mida võib-olla klientidele anda ette, et nad saavad mõtiskleda, et mis nende elu need hetked on ju, et sealt kaudu võib-olla saab täitsa niimoodi kasutada, et tervet raamatut ei saa ühe järgi teha, aga võib-olla mõnel on jah rohkem ühte ja rohkem teisel. Aga kas teil on see raamatu kirjutamise protsess kuidagi ka selline, et te vahepeal annate ka siis kliendile tagasisidet või lugeda, et muidu järsku on niimoodi, et inimene arvab, et minu elu on üks lahe komöödia olnud ja siis see intervjueerija võtab jälle oma nurga alt, on ju, et mis asjad seal nagu kõrvu jäävad ja tuleb võib-olla hoopis seal natukene teise süžeega see eluraamat ja siis klient ei olegi üldse rahul või? Me ütleme, alguse poole tegime niimoodi, et me tegime nagu käsikirja valmis, jagasime kliendiga, enamasti läks see nagu hästi, mõni tahtis siis rohkem midagi ümber teha, et nüüd me oleme liikunud rohkem sinna, et jooksvamalt jagame veel rohkem, et ongi, et näiteks esimest peatükki, just et ka seda stiili nagu saada paika. Et see selles mõttes on ka just see stiili mõttes on huvitav, et kui palju me säilitame seda nagu kõnepruuki, et ühest küljest, et kui on see eesmärk, et nii-öelda
lapselapsed kuulekski, et vanaema räägib, et see on nagu tema sõnavara, tema stiil, aga teisest küljest, et nagu lugejal oleks ka mugav, et ta ei mõju nagu sihuke toimetamata nagu haklik tekst, et seal on hästi peense tasakaalu otsimine, et selle nagu nurga alt on üks, et miks me nagu tahame, et klient ise saab kohe üle vaadata, aga jah, sellise nagu loo ehituse mõttes ka ja millele me keskendume, eks see tulebki rohkem intervjuude käigus juba, eks ju, see teksti osa saab nagu paika, et kirjaniku töö on rohkem seda siis ümber tõsta, et jah. Aga teie meedium on raamat, tekst. Kas sa oled mõtelnud seda ka, et võib-olla peaks mingid teenuseid juurde arendama, et järsku video kuidagi kokku pannes nendest lugudest või mis võimalused veel, helifailid, et või miks just see raamat? Ja põhimõtteliselt võib teha igasugu asju. Mul endal on pigem see viga, et mul tuleb kogu aeg miljon ideed, aga ellu viia on nagu raskem, et siis pigem üritan praegu hoida seda nagu fookust, et raamatu peal, seal on mitut pidi plusse ja miinuseid, et kindlasti ma väga julgustan kõiki inimesi, et selles mõttes tõesti nagu sügavalt südamesse missiooni tunnen, et lood jääksid kuidagi alles, et kes ka ei tule meie kliendiks, filmige ise, eks ju, tehke kodus, kirjutage, filmige, pildistage, mis iganes need vahendid on, et jääks midagigi alles. Et see formaat võibki iga ühel olla nagu erinev. Aga mis võib-olla raamatu kasuks räägib, on see, et kui ma ise mõtlen ka, ma võib-olla pole kõige õigem näidest, ma olen ise väga lugeja inimene, et mina just ei viitsi nagu mingeid videosid väga pikalt vaadata, siis ma panen need kiirendusega või lugeda ma saan omas tempos, et videosid vaadates on alati tunne, et võib-olla keegi räägib liiga aeglaselt igavalt, siis kirid edasi või kuidagi niimoodi. On neid, kellele jälle meeldib, eks ju, videosid vaadata, aga kui ma mõtlen nüüd mingitele lastele, kes tulevad edaspidi, siis me võimegi ühest küljest mõelda, et keegi ei loe enam raamatuid, on ju. Samas ma ei tea, vinüülmängijad said uuesti popiks, on ju, mingid asjad saavad ja kui ma mõtlen, et kas keegi viitsib näiteks 6 tundi vaadata oma vanaemast intervjuud, ma ei tea, võib-olla viitsib mõni eriline fänn, aga mis üks huvitav asi ongi see toimetamise ja see põnevaks tegemise nagu töö, mis me teeme selle raamatuga. Me teeme nagu ikkagi nii suure töö, et me võtame selle kuidas nüüd ilusasti öelda, aga segapudru tegelikult ikkagi, inimese nagu jutt ju hüppab siit ja sealt, vahel eriti kui ta on vanemas eas, ta on võib-olla juba ikkagi natuke mingid dementsuse tunnused vaikselt mõnel tulevad, seal on nagu, ta kordab ennast, ta nagu mõnda lugu ei räägi väga põnevalt, et ta nagu mõnes kohas jälle räägib, et kui ma nüüd võtaksin selle 6 tundi nagu videot, mis ta rääkis, kas siis oleks väga suur töö selle töötlemisel, kuni selleni välja, et ma võtan, ma ei tea, ühe lause siit, teise lõpust töötlen kokku, siis see oleks nagu täielik kaos nagu montaaži mõttes, on ju. Või kui ma panengi selle originaali 6 tundi, et kas seda nagu on söödav nii-öelda kuulata ja mõne inimese puhul võib-olla oleks, et võt siis ongi see vahe, et kes on nagu ise selline võib-olla eriti särav jutustaja juba ise, et võib-olla talle sobibki see videoformaat paremini, on ju. Aga raamat, ma ikkagi kujutan ette, et kui see lapselaps võtab selle riiulist, ta nagu sirvib kas või vaatab, seal on pildid vahepeal, vaatab mõni põnev pealkiri, tundub, loen natuke siit, natuke sealt, et tal on nagu see käega katsutav. Ja just ka, et just see füüsiline raamat ka, et muidu seal internetis, teed interneti lahti, sa nagu upudki ära selle info möllu sisse, on ju, et seal ei viitsigi scrollida mingit e-raamatut võib-olla, aga sul on ikkagi riiulis see päris raamat. Ma usun, et see ikka elab edasi tulevikus ka, või mulle endal on see väga südamelähedane olnud alati, et raamatud on olemas. Ja ma usun ka. Mis vanuses enamasti siis need kliendid on olnud, kes oma elulugu jagavad teiega? Jaa, meil on kõige võib-olla tavalisem on selline, isegi päris mitmeid on 90+ olnud ja võib-olla tavalisem on seal 70-80 kanti, et ongi, et kellel siis laps on nagu tellinud, et ütleme, emast-isast on kõige tavalisem, paar tükki on vanaisast olnud ja on ka neid, kes iseendast tellivad, et seal võib-olla juba 60-selt, 70-selt ka enda elust, et näiteks ongi üks klient just oli ka, kes jagas, et ta ise väikse poisina kuulas oma vanaisa lugusid sõjast ja need olid nii põnevad, nüüd seda vanaisa enam pole, tal ongi kahju, et need lood on kadunud ja sellepärast ta tahab nagu oma lood oma lastele jätta. Et nii ilus, et ta on nagu selle märganud, et oma vanaisaga jäi hiljaks, aga ta ise teeb selle nagu ära. Kõige noorem klient on seni olnud meil 30-ndates ja tegelikult see on ka huvitav nagu koht, et me mõtleme nagu, et elulugu on miski, mis sa elu lõpus teed, aga tegelikult ei pea ju üldse olema. Et sa saad, tihti on ka nooremana väga tegelikult sügavaid nagu kogemusi inimestel, et ma isegi mõelnud siin, et mulle meeldib mõelda ka rituaalidest, et kuidas meil ühiskonnas on, et meil on näiteks rituaalmatused, on ju.
ma mäletan, ma teismelisena lugesin kunagi kuskilt raamatust lauset, et ärme oota inimesse surmani, et talle lilli tuua. Et mulle läks see nii südamesse ja matustel on muidugi oma koht kogu leinaprotsessil, aga ma alati mõtlen, et noh, need, kes võib-olla polegi ammu selle inimesega kokku tulnud eluajal, nüüd peale ta surma tulevad kokku ja tõstavad seal pitsi, eks ju, või midagi, et juba teeks nagu eluajal, või et kuidagi, et meil ei ole sellist harjumust ühiskonnas, et näiteks, et kirjutame selle eluloo raamatu, aga see võiks olla näiteks miski, mida kõik teevad 70-selt, on ju, aga miks mitte ka 35-selt, et sa vaatad nagu justkui elu keskel või noh, ehk loodetavasti pigem kolmandiku lõppedes või kui mingil sellisel hetkel sa nagu vaatad korra tagasi ja vaatad edasi. Et mõtled, et nagu just see elu mõtestamine, et kuidas sa oled oma elu elanud, kuidas sa nagu tahad edasi elada. Et kuidagi jah, võib-olla see ongi mulle üks selline südamelähedasemaid teemasid ka kogu selle nagu eluloo raamatuga ongi see, et mitte see raamat pole lihtsalt tähtis, mitte see ajaloo jäädvustamine, aga küsimus sellest, et kuidas me mõtestame oma elu. Et ma ise õpin praegu psühholoogia magistriõppes ja noh, kogu see psühholoogia inimese olemus, mõtlen ka, et psühholoogi juurde me lähme võib-olla siis, kui midagi juba halvasti on ja aga nagu mis on see baastaseme hügieenpsühholoogia, mis me nagu iseendaga võiks teha igaüks ja see ongi natuke küsimus, et kuidas ma üldse elan oma elu, mis on mu väärtused, et milliseid valikuid ma teen. Et võib-olla selline oma elust kirjutamine ka varasemas eas juba saaks seda kuidagi toetada paremini. Ja aga kas teil sellist või noh, keegi pole sellise asjaga pöördunud, et noh, näiteks, mis on ju ka selline tore uuesti sünd, et näiteks abiellumine, et ma olen ise teinud oma sõpradele just siis abiellumise puhul sellise nende loo, et noh, kogunud kokku siis kõikide pulmakülaliste käest mingisuguseid selliseid erinevaid lugusid ja pannud nad kokku siis raamatuks. Aga samas ju see oleks ka ju noh, kuidagi nagu ma arvan, teie tiimile ju väga hästi tehtav, et näiteks paar hakkabki abielluma ja ütleme, nad on siin, ma ei tea, 4-5 aastat koos olnud, et noh, sellest teha kuidagi nagu see lugu. Jaa, väga nagu õige suund ja mõte, noh, ongi neid ideid on tihtipeale palju, ma mõtlengi, et meil kuidagi on nagu algusest peale jäänud see eluloo sõna, ega see võib ka vahel olla eksitav, et kuidas ma mõtlengi tegelikult, mis meie nagu tiimi tugevused on, siis see ongi tegelikult see nii-öelda intervjuu pinnalt raamatu tegemine, selle nagu kohtudes suulise kõne kättesaamine ja siis nagu autentsel, aga põneval, haaraval viisil nagu kirja saamine, et see sobikski väga paljudesse kohtades. Et tegelikult jah, see pulma on mõelnud samamoodi lapse osas, et näiteks kui noh, on mingid beebiraamatut, sa võid eks ju osta, eks ju raamatupoes, samamoodi seal on ka raamatuid, et kingid vanaemale, et vanaema räägi oma elust, on ju, aga seal ongi täpselt see, et kõik inimesed ei ole kirjutajad. Et nagu mina ise olen väga suur kirjutaja lapsest peale olnud, aga ma tean, et kõik ei ole, nagu mina ei ole laulja või ma ei ole nagu puutöömeister, on ju. Et see vanaemale kingitakse see raamat ja siis ta tegelikult nagu tunneb nagu mingit tõrget, et ta nagu ei oska neid sõnadesse kirjutades panna, aga rääkides võib-olla oskaks, on ju, et paljud on sellised ka. Ja et samamoodi ongi näiteks, seal on beebiraamatud, et kirjutad üles oma beebi mingid nagu sündmused, asjad, aga mõtlen ka, et noh, tihti see on niisugune nagu ütleme võib-olla rohkem faktidele keskendub, et mitu grammi sul see laps sündides nagu kaalus, et see on nagu tore, aga et ka näiteks noh, miks mitte tegelikult, et ka oma beebielu algusest nagu mingisugust noh, jäädvustada seda lausa raamatuna. Noh, need on jälle nagu mingid mõtted ja suunad, mis meil on olnud nüüd turundusest rääkides, et me ei ole neid nagu veel kuidagi nagu pakkunud, aga noh, kui mõni huviline meieni tuleb sellise asjaga, siis me tegelikult hea meelega võtame, teeme, et ongi see tuum on tegelikult sama, et see on selle nagu lugude jätvustamine ikkagi. Ja aga oskad sa anda nõu just siis teie kogemuse pinnalt, et kui keegi tahaks oma ettevõttes näiteks kuidagi selliseid ettevõtte lugusid või noh siis brändi lugusid, päris neid ehtsaid lugusid, võib-olla oma töötajatelt kätte saada, et kuidas seda teha. Või siis teine koht on see, et kus ju tahetakse tegelikult ka kliendi lugusid kuidagi jäädvustada ja neid siis näiteks turunduses kasutada, aga alati ongi küsimus see, et kuidas ma nüüd need päris lood kuidagi kätte saan ja neid siis mingisuguses teises vormis kaasa haaravalt taas esitan. Ja tegelikult see on nüüd suund, mis me oleme ka täitsa nagu aktiivselt mõelnud, et kohe varsti sellega alustada, et tehagi ka nagu äriraamatu suunda, et ärilugu kui selline ja just töötajate lood ja noh, miks mitte ka siis kliendilood, kui sealt on, kui neid ka keegi nagu soovib jäädvustada, aga kui öelda, et nõuandena, siis jah, et
noh, nagu iga asjaga, et keegi ei saa olla kõiges hea või et see vajabki nagu eraldi oskust, et kui sul on, eks ju, ettevõttes olemas need inimesed, kes oskavad hästi neid lugusid nagu jäädvustada ja et siis sa saad seda ise teha, kui ei ole, siis olemegi võib-olla meie või ka võib-olla on mõned, ma ei tea, turundusagentuurid, kes pakuvad nagu tuge sellega, et ongi, et aga võib-olla kui kõige lihtsamalt öelda nagu soovitusena, mida siis teha, siis ma ütleks, et sellest intervjuu poolelt on see, et ongi selline hästi nagu sooja ja hubase õhkkonna loomine, et inimene tunneb ennast nagu väga vabalt ja mõnusalt, et seda jälle ka kõik ei oska luua, aga osad oskavad paremini. Ja kirjutamise osas, jah, sellest me oleme, eks ju, täna siin mitme nurga all rääkinud, et mis teeb selle hea loo. Ja siin on ka täpselt jälle see, et kes see oskab neid häid lugusid kirjutada, et see vajabki võib-olla mingit aastate pikkust harjutamist ja kes selles hea on, et seda ei olegi väga CV-ga võimalik nagu tõestada või et käisin nüüd kirjutamiskursusel, on ju, et seda nagu näebki ise ära, et võib-olla ongi, et võib ettevõttes katsetada, et kui sul on mõni töötaja, kellele meeldib kirjutamine, et ta ei pea isegi olema nagu sellel alal kuidagi tööl või ta teeb hoopis midagi muud, aga sa näedki, et tal on nagu kirg selle vastu, et siis võib-olla tema saab katsetada, saab proovida, et kuidas see nagu läheb ja inimestele meeldib, et jah, võib-olla nagu võti on selles, et leida üles nagu õiged inimesed õigeid asju tegema, et me oleme ka eetoses seda, meil on ka näiteks niimoodi, et meil on osade raamatute puhul on intervjueerija kirjanik sama inimene, aga osade puhul on ka erinevad, sest et kui me olemegi värvanud inimesi, me nagu tahame, et iga osa nagu tööst teeks see, kes on selles kõige parem, et mõnele jälle nagu kirjutamine ei sobi, aga ta on super hea intervjueerija või vastupidi, eks ju. Et kuidagi ongi, et mul on alati see hästi põnev, et leida nagu see ülesanne ja inimene panna nagu hästi klappima, et inimene ei peaks kunagi, noh nagu öeldakse, et kala puu otsa ronima või et nagu inimene ei peaks punnitama neid võib-olla töid, mis talle väga hästi ei tule, vaid pigem saama veel paremaks selles, mis nagu talle loomulik on. Tahtsin selle brändi nime kohta ka küsida, et eetos. Noh, nagu eepos, elulugu, Eesti, mingid sellised seosed, et kuidas selline nimi üldse sündis ja mis see teie jaoks tähendab? Ja see lugu oli tegelikult, või see nimi oli enne mind juba olemas, nii et mina seda ise nagu ei loonud. Võib-olla see on ka minu väljakutse olnud siin, et kuidagi, et teha enda omaks midagi, mis ei olnud päris nullist nagu minu sünnitatud nii-öelda. Aga eetose nagu sõna minu jaoks tähendab just seda, et mida sa nagu maailmale jätad või sinu nagu justkui legacy on inglise keeles hea sõna, ma ei ole eesti keeles päris head vastet leidnud, sinu nagu pärand on, aga pärandiga hästi ka seondub, noh, pärandvara ja kõik siuksed ilusad asjad, aga ka nagu füüsiline pärand on ju. Aga et kuidagi eetos võib-olla eesti keeles jah annabki edasi seda, et mis on see sinu nagu kuidagi olemus või see, kes sa oled olnud, et kuidas see nagu edasi kandub teistele. Ja viimaseks küsimuseks. Küsiks seda, et enda kogemuse pinnalt ja eetose siis kogemuse pinnalt te olete ju kuulnud, kirja pannud juba päris palju elulugusid. Et mis soovitusi te annaksite turundustaskus kuulajatele, et kuidas siis elada oma elu niimoodi, et see näiteks olekski üks kangelase teekond või siis vähemalt selline teekond, kus inimene siis näiteks selle teekonna lõpus saab kuidagi heldinult ja rahulolevalt tagasi vaadata. Väga hea küsimus, väga sügav küsimus. Kui ma mõtlen meie raamatutele, siis päris palju käib sealt läbi seda, et see on peaaegu klišeeks juba ühiskonnas saanud või jagatud ka, et inimesed surivoodil tavaliselt, eks ju, ei mõtle, et nad tegid nagu liiga vähe tööd, et isegi kui inimestel on põnevad karjäärid ja kõik, siis hästi palju ikkagi mitte hästi palju, aga nii mõneski raamatus kajab läbi nagu kahetsust, et kui lapsed olid väiksed, mul polnud nende jaoks aega. Mul ei olnudki oma lähedastele ei olnud piisavalt aega, et ma ütleks ikkagi nagu lõppkokkuvõttes on inimsuhted see, mis on kõige tähtsam ja mul endale ka kõige nagu sügavam ja põnevam teema siin maailmas üldse, et inimese et mõelda lähedastele suhetele rohkem, et võib-olla see oleks nagu üks soovitus. Ja teiseks see, et kuidas selleks, eks ju, kangelase teekond, nagu see, mis ma enne ütlesingi, see mõtestamine või nagu küsimine, et üks asi, mis mind ka liigutab meie raamatuid lugedes, on see, et kui ma näen, et kuidas inimesed nagu, kuidas nüüd öelda, saavad nagu
paremateks oma vanematest, aga noh, mitte halva perest, vanemad võib-olla jälle olid nii nagu omas hetkes, nagu nad oskasid, aga kui inimene kirjeldabki näiteks, et mu isa, eks ju, jõi kogu aeg ja ma käisin spordivõistlustel, aga ta ei tulnud kunagi nagu vaatama, aga nüüd mina oma pojaga käin iga kord tema igal võistlusel, siis see on nagu lihtsalt nagu nii liigutab ja kui pisarad tulevad silma, kui ma loen selliseid asju. Ja siis ma mõtlengi, et mis see siis on kangelase teekonnal, on ju, et sa tuled oma nagu eelnevatest mustritest, sa tuled oma perest, sa nagu ka väärtustad, et näed, ta andiski mulle, mis ta oskas anda, aga et sa püüad sellest nagu kuidagi ise edasi minna, et nagu luua oma väärtusi, et näiteks, et sa mõtestadki või kuidagi, et sa ei võta lihtsalt tuimalt üle mingeid reegleid ühiskonnast või norme, vaid nagu mõtiskled nende üle ja valid nagu iseenda elule selle suuna, mis sa tahad, et see on miski, mis mulle väga süke südamelähedane teema on endale. Minule ka. Väga tere. Aga siis suured tänu teile ise tulemast ja soovin Eetusele põnevaid lugusid ja siis südamlikke kliente. Aitäh!